Ja ma ei vajagi enam tutvustamist. Mina olen Kristin ja te vaatate Jõulumeedianit. Nagu esimesele advendile kombeks süüdati Põlvas kuusk. Mida? Põlva kuusk pandi põlema? Ma pean seda nägema. Õnnistust kõigile põlvamaalastele, põlvarahvale ja Põlva vallarahvale Eestimaale. Kaunis ootus teid elab. Mida teie jaoks jõulud tähendavad? See tähendab minule seda, et saan olla perega ja see on ka minule, kui ma olen kristlane, et Jeesus sünnib jõulu ajal, et see on Jeesuse sünnipäev ja see on selline soe pidu, kus ma saan olla sugulaste ja pere juure. Ikka sellist perega koos olemist ja sugulastega ja selline on selline hästi hea hetk, kui saad mõelda, kus tavaliselt ikka lapsed ja kõik saavad koos ja selline küünlavalgus ja ehted ja kõik selline jõulutoidud. Kas lastel päkapikud ka käisid juba täna? Täna ei käinud, aga täna nagu sai meil traditsiooniks, et alati esimesel advendil hakkab meil käima, aga muidu hakkavad käima, jah. Kas te olete esimest korda sellel üritusel? Siin adventi. Jah, ma kolisin Põlvasse augustis, et see oli minule väga imeline selline üritus, et Soomes ei ole sellist. Nii ilusat advendi aega teile ja nii tule siia rohkem. Kes veel tahab? Oli tõesti ilus kuusk. Aga detsembris toimus ka Kähri noortetoas töötuba. Aga mul pole õrna aimugi, mis seal toimus. Vaatame järgi. Et siin on erinevad paelad pandud niimoodi viltuselt, auk sisse tehtud ja siis ta paistab väga ilus välja. Aga Tiia, kellele me need kaardid teeme? Me ei tee neid kaarte niisama, vaid me teeme Põlva valla eakate inimestele, kes elavad hooldekodus. Et nemad on seal kõik koos ja väga tore on neile ka natukene rõõmu teha, eks ju jõuludeks. Ma arvan ka. Ma ei kohe isale ära, ma ei tea üle panna. See, mida te praegult näete, on Tänassilma Kähri Puskaru noortetoa tegevused, kus sel korral, kui meie võttegrupp seda külastas, tegid noored jõulukaarte ja piparkokke eakatele. Minu kõrval on Hanna-Grete Rüütli, kes on selle noortetoa üks juhendajatest. Räägi, mida noortetuba endast kujutab? Noortetuba on siis Tänassilma Kähri Puskaru noortele, kes tulevad siis ühel laupäeval või pühapäeval kokku ning teevad koos tegevusi. Me oleme teinud erinevaid jõulukaarte, piparkooke, meisterdanud riisist ja sokkidest lumememmesid ja teinud veel palju huvitavaid tegevusi. Ja nende tegevuste juhendajateks olemegi siis mina ja külavanem Tiia Johanson. Vaata.
noortetuba alustas oma tegevustega oktoobrist ning töötubades osaleb keskmiselt 13 kuni 15 noort ning vanuseks on 7 kuni 15 aastased. Noortetuba sai loodud sellel eesmärgil, kuna Puskaru, Tännassilma ja Kähri noored ei satu just tihti Põlva avatud noortekeskusesse ning tänu sellele siis tuligi mõte luua Kähri siis eraldi noortetuba, kus viia läbi siis samalaadseid tegevusi nagu noortekeskuses. Mida noortetoa tulevik endast toob? Tulevikus me loodame jätkata oma tegevustega uuel aastal ning see aasta me siis paneme punkti jõuluetendusega, mis siis toimub Kiuma rahvamajas. Ponid on armsad. Kristella ja Katariina käisid ponimatkal. Nad oleks võinud mind ka kaasa võtta. Aga õnneks nad filmisid seda ja jagavad rõõmu koos meiega. Järgnevas klipis. Oleme tulnud sel talvisel õhtul Kirsi ponitallu jõulueelsele matkale. Aga lähme vaatame lähemalt, mis siin toimuma hakkab. Kust sündis idee sellise ponimatkaga alustada? Mõte sai natuke aega enne jõule teoks, kui jõuluprogramm ei olnud veel valmis mõeldud ja välja nagu kujunenud ja mida muud saakski teha, kui rõõmu pakkuda lastele koos ponidega väike looduse matk teha. Need matkad on see aasta esimest korda, nii et toimunud on juba 3 korda ja ühe korra 23. detsembril kavatseme siis veel teha. Need olidki siis advendimatkad iga pühapäev. Ja kui rahvale ja huvilistele meeldib, siis jätkame sellega ka järgmisel aastal. Kuidas teile meeldis tänane matk? Väga. Mulle ka meeldis väga. Kus te kuulsite sellest matkast? Ma käisin nagu siin ratsutamas varemalt ja siis nagu Janne rääkis mulle sellest. Minule rääkis ka Janne. Mis on kõige meeldejäävam hetk sellest matkast? Ükskord ma tegin hobusega lõputraavi ja siis kõik piiparkogid läksid laiali. Ja selliste muljetega lõpetamegi me täna siin Kirsi ponitalus. Jaanika Usin korraldas sel aastal esimest korda Põlva valla aktiivsetele noortele tänuürituse. Meediasist ja noored olid sinna samuti kutsutud. Ja sellega saigi meie lõbus meediani aasta läbi. Häid jõule ja kohtume juba uuel aastal!